Täna oli volikogu, millised põhisõnumid olid, millega te volikogu ette tulite? Me põhiliselt tegime kokkuvõtteid valimistest. Kokkuvõte on see, et erakonna seis ei ole tegelikult üldse halb. Võime tõdeda, et praegu küll käivad koalitsioonide kokkupanemised üle terve riigi, aga me oleme peaaegu pooles Eestis. Hakkame olema valitsuspartei omavalitsuste tasandil. Et loomulikult pilt on ebaühtlane, näiteks Tallinnas ju on meil põhjust väga tõsiselt mõelda, kuidas hakata oma erakonna tööd uuesti üles ehitama pärast volikogus väljajäämist, aga suures osas Eestis on pilt väga hea. Ja seda on tunda ka inimeste motivatsioonist, inimeste moraalist. Teine väga oluline teema, mis võttis palju aega, et arutada, kuidas me seda probleemi lahendame, on ikkagi see, et meil Eestis ei ole ausad valimised. Elektroonilised valimised, e-hääled, ei ole suudetud näidata ära valimiste korraldaja poolt, et need on toimunud ausalt, küll aga on vaatlejad toonud välja terve hulga väga ränkasid rikkumisi ja puudusi ja nendega jätkamine meie arvates on lihtsalt tegelikult lubamatu. See on demokraatia hävitamine. Ja tegime ka loomulikult plaane tulevikuks. Meil on juba mitte 1,5 aasta pärast, vaid lausa 16 kuu pärast on meil Riigikogu valimised, kui nüüd erakorralisi valimisi ei peaks järgmisel aastal vahele tulema. Tõenäolisust hindan väikseks, aga võimalik ta on ju. Ja meil on vaja mõelda, kuidas olla tõhusam, kuidas olla oma sõnumitega jõuda valijane, kuidas positsioneerida ennast erinevatel teemadel, kuidas ära realiseerida see, et väga suur osa Eesti inimesi on nõus kõikides üksikküsimustes meiega, ükskõik kas see on energeetika või see on maksundus või see on immigratsioon või see on regionaalpoliitika või see on väärtuspoliitika, perepoliitika. Aga hääletavad mõnda teist erakonda, Isamaad või mõnda teist erakonda, et me peame selle läbi mõtlema, kuidas need meiega nõus olevad inimesed ka meid toetama tuleks, sest et ilma meieta mingit muutust ei tule Eestis.